Liiklussadarooli võim läheb seda korda käima Palatoni järve äärest ja ühest äärmiselt ilusast veini istandusest ja nimelt me oleme tulnud siia rääkima Opeli uuest OnStar süsteemist. Opel Mokkad olen sel aastal oma saates küll juba mitmel korral rääkinud, aga just sellest samast OnStarist, mis see Klepski siin on nüüd juttu tuleb ja tegemist on sellise asjaga, mida saab juhtida läbi mobiiltelefoni ehk selline hüper tuleviku visioon on lõpuks jõudnud ka tavakasutusse. Tegemist siis tehnoloogiaga, mis Ameerikas juba 20 aastat kasutusel ja juhile ja kaasreisijatele ta väljendub tõepoolest auto laes olevates 3 nupus, mis siis nupule vajutusega või auto turvalisus- ja juhiabisüsteemidega käivitab siis mugavus- ja turvalisusteenused. No me oleme kõik ju näinud Ameerika filmidest neid asju, kuidas kui auto sul seisma pannakse ja siis sa palud, et sul see auto uuesti käima pannakse ja nii edasi. Need kõik asjad ongi siin olemas. Täpselt. Nii et tõepoolest auto siis tunneb hädaolukorras avarii korral turvapattide avanemist, auto üle katuse rullumist ja kutsub siis kohaliku päästeteenistuse. Ja auto varguse korral on siis vastavalt politsei raporti alusel on võimalik siis algatada auto peatumine, see tähendab siis peale järgmist auto seismajätmist auto enam käima ei lähe. Põhimõtteliselt on see auto selles mõttes peale vargust lihtsalt võimalik üles otsida. Täpselt ja auto asukoht on siis võimalik täpsustada praktiliselt meetri täpsusega. No see äpi variant meile meeldib, see on selge, et kui sa oled nutitelefoni ostnud, siis sulle ka meeldib sellega möllata. Jaa, kindlasti. Eriti mugav oli täna hommikul. Läksin auto juurde, panin auto käima, võtsin selle äpi lahti, panin auto uksed lukku ja kõik asi toimis. Ehk siis jätsid võtmed sisse? Jaa, võtmed sisse, auto töötas, uksed lukus, keegi ligi ei pääse. See on tegelikult väga hea selle jaoks, vaata kui palju talvel oleks vaja autot soojendada, aga sa ei julge jätta seda autot ju kusagile sinna maja ette käima. Jaa, see on selles mõttes hea ja näiteks kui sa reisile lähed, jätad auto näiteks Tallinna lennujaama, ise oleme me siin Ungaris ja helistame näiteks naisele, ütled, et ole hea, mine vii see auto ära sealt. Helistab sulle, ütleb, ma olen auto juures või kui tal on sama kasutajakonto nagu sulgi, teeb siit äpist selle ukse lahti, istub autos, sõidab minema, mingit võtit pole vaja, sest võti oli juba autos ju. Mida veel? Pasun on peal, see on kindlasti lastele meeldib, aga kellegi tegelikult vajalik. Jaa, see pasunavärk on selles mõttes hea, et kui sa ei leia oma autot ülesse parklas, paned selle karjuma ja mõne aja pärast auto hakkabki karjuma. See asi käib kõik väikse viitega tänu sellele, et see käib neti kaudu. No, mis veel on? Siis on võimalik vaadata auto seisukorda, ehk siis kuidas on õliseisukord, rehvirõhud, palju kütust on, palju odomeetri näit on, kõik sellised lihtsad asjad. Ja see näitab ka seda, millega sa eile hakkama said praegu see äpp. Esikummi sõitsid katki. Sa pead kohe soola ikka ava peale raputama. Aga jah, tõesti, ühe rehvi sõitsin purukse. Ja see on hea, see kohe näitas. Just, ja see näitab, et näete, et me saame 624 kilomeetrit veel sõita selle kütusega, 74% kütust, õli eluiga on veel 74% ja seleta see palun lahti, see ei ole mitte õlitase. Ei, see ei ole õlitase, vaid see on õli eluiga, ehk siis palju sul on jäänud järgmise hoolduseni. Ja siis on olemas ka keskmine kütuse kulu, ehk siis 5,9. Võtame selle asja kokku, kuidas OnStar töötab, see ei ole päris tasuta lõbu ka ja seda ei saa vist kõikide päris mudelipakettide puhul. Ta hetkel on saadaval alates teisest niinimetatud Enjoy varustustasemest ja esimene aasta on tasuta. Edasine aastatasu on siis 99 € aastas.